Tere tulemast vaatama Olli Raju 12 Postimehe videoblogi, mille toovad teieni Stuudiopunkt ja Harimati Mustonen. Kuivõrd Harimati on järjekordselt tööülesannetega hõivatud, siis mina olen Leho Laul ja toon teieni täna selle, mis siin Tartu Lõunakeskuses toimub. Seda päeva aitavad siin edukaks muuta Tartu Maadlusklubi Englas, Viljandi Maadlusklubi Tulevik ja MTÜ Toeta Eesti Maadlust eesotsas Martin Plaseriga. Nagu te näete, siis siin minu selja taga teevad lapsed praegu Raju puuris maadlustrenni. Ja see puur on siin avatud tegelikult olnud juba 2 päeva. Siin Lõunakeskuses on saanud kõik huvilised treenerite ja sportlastega mõõtu võtta ja oma oskused proovile panna. Nüüd me oleme nööbist kinni saanud Kristjan Pressil, kes on Eesti maadluskoondislane ja mitmekordne Eesti meister maadluses. Tere Kristjan, räägi natuke lähemalt, kes sa oled ja mis sa teed? Tere, olen Maadlusklubi Englase maadlustreener ja aitan MMA poistel maadlust treenida. Mis sa siin täpsemalt täna teed siin Lõunakeskuses ja kuidas läinud on? Osalen teemapäevadel, olime maadluspoistega siin, näitasime maadlust inimestele, olen MMA poistele natuke mõndasid nippe lihvinud. Aga kuidas neil siiamaani läinud on? Kuidas kellegil, need kes teevad, nendel läheb hästi. Need, kes meie juures kord nädalas ikkagi treenimas tammel käivad, nendel läheb paremini kui teistel. Kas on ka muid huvilisi peale nende, kes tavaliselt trennis käivad? Ei, ikka jäävad inimesed siin vaatama muidugi, jah, et maadlus saab siin, ma arvan, head reklaami. Paljud pole enne maadlust näinudki võib-olla ja maadlustrikoosidki võib-olla mõni pole näinud. Et see on nagu maadlusel, ma arvan, väga hea. Võib-olla sa oskad rääkida natuke lähemalt mõnest Rajuga seotud sportlasest, keda sina treenid? No näiteks julgen Sten Saaremäe kohta nagu öelda, et tema areng küll täitsa nagu hea, et tehnilise poole pealt areneb nagu, võtab hästi kinni ja ta on niisugune võitleja hingega ka ja niisugune kompromissitu oma tehnilise poole pealt, et tahab kogu aeg edasi areneda. Et temal on nagu, ma arvan, et siin mingi aja pärast võib ta täitsa maadlusvõistlustele juba minna. Et agressiivsus on oluline? Agressiivsus on oluline, aga just siuke jonnakus omamoodi. No, Eestis jonni peab olema maadlusega kõvasti. No. Eriti Kreeka-Roomas vaja ajada. Alar Hutrov on näiteks, ta füüsiliselt eeldused on nagu väga head. Et oleks ta nooremast peast päris lapsena maadlema hakanud, siis oleks ta väga arvestatav täitsa puhtalt Kreeka-Rooma maadlejana olnud. Et täpselt samamoodi, et natuke tehniliselt teeme nagu teisi asju, talle proovime nagu külge pookida, mis talle nagu individuaalselt paremini sobivad sellised jõulisemad asjad ja tal on pikkus on ka nagu lühem. Okei, aitäh sulle! Palun! Nüüd me saime siit otse puurist kätte Lauri Ülenurme, kes võistleb Raju õhtusel kaardil ja küsime tema käest paar küsimust. Tere Lauri! Räägi endast pisut, kes sa oled ja mis sa teed? Tere! Mina olen Lauri Ülenurm. Töötan Dorpati hotellis peakokana ning vabal ajal võimalustel korral treenin MMA-d. Räägi sellest Raju ettevalmistuse perioodist natuke lähemalt, kuidas see on sujunud ja kas vorm on graafikus? No, võib-olla oma vanuse tõttu ma ei valmistu nagu käesolevates võistlusteks, ma pigem valmistun pikemaajaliselt, et selliseks füüsiliseks vormiks, nagu mul praegust on, ma hakkasin tegema nüüd juba vist 1,5 aastat tagasi. Et nüüd ma tunnen, et ma olen kuhugi jõudnud oma füüsilise ettevalmistuse poolest. Kõige intrigeerivam asi, mis sinu matši juures on kindlasti vastase pikkuse eelis. Ta on sinust 5 sentimeetrit pikem. Räägi, mis sa selle vastu plaanid ette võtta ja kuidas on sinu strateegia üles ehitatud? No, ilmselt ma boksida väga ei taha temaga. Samas enamus vastaseid on minust nagu nii pikemad on. Ma ei vaata väga enam niimoodi. Loodan oma füüsilise jõu peale. Püüan alati maha viia. Umbes niimoodi käib. Olli Raju 12 kaardil on palju uusi nimesid, nagu näiteks Sten Saaremäe ja Kaspar Graab. Räägi natuke lähemalt, kuidas sina hindad, kuidas noored saavad hakkama treeningutega ja kuidas üldse järelkasv on? Mulle meeldib, kuidas Kasparil on tugev töötahe. Kõik oma vajalikud arengusuunad on ta tekitanud tugeva tööga.
et seda on inspireeriv vaadata. Steni puhul ma hindan tema visadust. Et on elementi, kus ta ei tunne ennast väga kodus alati, aga ta ei ole sellele vaatamata nagu peatunud või et pingutab edasi. Selge, aga soovime sulle ettevalmistuseks edu ja kõike head. Nüüd on meil siin Kaspar Kraav, kes on Tartu Vabavõitlusklubi Võimla treener ja teeb siin ise ka kõvasti trenni. Tere Kaspar, räägi endast natuke lähemalt, kuidas sul läheb? Tege, mul läheb väga hästi, olen siin Lõunakeskuselt viimased 2 päeva kõvasti treeninud, 3 treeningut päevas ja valmistun võistlusteks täie hooga. Kuidas võistluse ettevalmistus praegu läheb? Ma ütleksin, et ideaalselt. Pole kunagi nii hästi läinud ja enesekindlus on kasvanud rohkem kui kunagi enne. Sa käisid suvel Iirimaal treenimas. Räägi, mis klubis sa käisid ja kuidas see oli? Just käisin SPG treeningsaalis, mida juhib siis John Kavanagh, kes on seda klubi pidanud juba 14 aastat. Seal treenivad hetkel üsna tugevalt tasemel inimesed, mõni, kes on juba USC-s, teised, kes on sinnapoole alles kõnnimas ja kindlasti see andis mulle motivatsiooni treenimiseks, kuna ma nägin, kui palju ma pean veel püüdlema, et jõuda tugevale tasemele. Meil on siin tänasel päeval on rajuni aega umbes 2 nädalat, et räägi, mis peas hetkel toimub ja kui palju sa matši peale mõtled? Eks ma mõtlen kuigi palju iga päev, kuid ma püüan mitte väga palju sellele keskenduda. Lihtsalt treenin nii palju, kui jõuan, olen nii valmis kui vähegi võimalik. Ja see on kõik, mida ma suudan teha. Me saime siin kuulda, et viimasel Karelia Fight'il tegid sina võimsa lahingu, et tavaliselt amatöörsportlased ei tee 3 matši korraga. Kuidas see õnnestus ja miks? No ega esialgu ma seda ei teadnudki. Ma teadsin, et mul on 1-2 matši tulekul, läksin kohale, vaatasin tabelit, seal oli 19 matši, minut aega hiljem Ott ütles, 2, 7, 16, sina lähed. Ja siis ühe matši kaupa võtsin muhka ette. Et sealt tuli sulle 2 võitu, 1 kaotust, eks ole? Jah, just nii see oli. Tunnen, et tegin nii hästi, kui suutsin, kuid kaotasin viimase matši Giljotin kägistusega. Selge, Vilt, suur tänu sulle. Need 2 päeva siin Tartus Lõunakeskuses on olnud väga meeleolukad ja kõik on saanud trenni teha. Sportlased, harrastajad, pealtvaatajad, isegi väiksed lapsed on siin kõvasti maadelnud. Selline oli. Aitäh! Järgmise korrani!